See hoone minu selja taga muutub kindlasti Haabersti lapsevanemate jaoks üheks väga-väga oluliseks hooneks. See on lasteaed Naksitrallid, mis avatakse juba sellel reedel, kuid minul on täna privileeg siia sisse piiluda, nii et tulge kaasa. Kõige toredam ongi see, et see maja ongi täiesti uus, täiesti renoveeritud maja ja arvestades kõiki kaasaegseid nõuded, mis ühele lasteaiale on. Ja ruumi on siin palju lastele, erinevaid õppimisvõimalusi, näiteks õppeköök, eraldi kunstinurgad, õppeklassid, bassein on, kus lapsed saavad ujumas käima hakata, on eraldi võimlemissaal, eraldi muusikasaal. Et Haabersti piirkonnas on vajadus nii eesti kui ka vene õppekeelega lasteaia kohtade järele, kavatsetakse avada rühmad mõlemas keeles. Avatakse ka erirühmi hariduslike erivajadustega lastele ja isegi sõimerühma saab Naksitralli lasteaias lapsi panna. Kui palju lapsi siia tuleb esmaspäeval? 14 last peaks tulema, aga me teeme niimoodi, et nad ei tule mitte kõik korraga, vaid on kellaajad, et tulevad 4 kaupa. Et tulevad nagu alguses tutvuma? Ja, et tulevad siis koos oma ema või isaga ja et saab nii laps kui ema saavad siis selle lasteaia rühmaga tutvuda ja siis ta saab ise juba siis vaatame, kuidas nad siin hakkavad siis igapäevaselt käima. No kui kaua olete teie üldse väike lastega tegelenud? Lasteaiaealistega 20 aastat, aga mitte sõimelastega. Nii et see on nagu esmakordne selline kogemus. Kas teate juba ka, mida sellelt oodata? Põnev on, et päris täpselt ei kujuta veel ette, aga eks siis paistab ja ma usun, et läheb hästi. Veel hiljuti oli sellel linnaosal tegelikult probleeme ka kohtadega lasteaedades. Praeguseks need probleemid on lahendatud. Ja kindlasti kõik need lisafunktsioonid, ütleme niimoodi, mis siis nagu selle lasteaiaga nagu koos käivad, on väga kaasaegsed, on siis nagu öeldakse nagu tehnika viimase sõna järgi tehtud. Haabersti uus lasteaed avatakse pidulikult juba reedel ja laste kilkeid saab alates esmaspäevast kuulda.